Tere ka minu poolt, et mul on olnud võimalus korraldada Eestis 3 rahvusvahelist konverentsi. Pigem võiks isegi öelda 3,5, sellepärast et nagu Kadri teab, siis tegelikult see üks nendest, see viimane, on tegelikult siin ees oleks võinud vabalt olla ka number 40. See kongress oleks pidanud toimuma aastal 2020. Aga nagu te teate, siis kogu maailm oli halvatud ja meil olid kõik planeeringud tehtud, taotlusvoorud olid tehtud, Eesti konverentsibüroo rahastus oli olemas ja kongress, mis pidi toimuma mai lõpus, otsustati ära märtsi keskel, et see kongressi ikkagi ei toimu. Nii et kogu töö läks vett vedama, aga õnneks rahvusvaheline organisatsioon oli niivõrd mõistev, et 2 aastat hiljem anti meile uus võimalus. Aga ma räägin natuke lühidalt, ma räägin nendest 2. Nende 2 Balti anestoloogide kongressi puhul on erisus see, et enamus delegaate on Balti riikidest ja väliskülaliste arv on selle juures jääb kuskil 5% juurde või natuke väiksem. Mujalt ma pean rahvusvaheliste delegaatide hulk, mis sisuliselt annab selle, et seda kongressi on võimalik korraldada ka Tallinnast väljaspool. Minu kogemus on see, et kui delegaatide arv on 85–90% on välismaalt, siis kongressi väljaviimine Tallinnast on tõeline logistiline peavalu. Nii, aga miks Eesti? Atraktiivne asukoht. Kui te räägite kuskil maailmas või Euroopas seda, et korraldaks ühe kongressi Eestis, kus te asute? Räägid ära, et sellises kohas, kuulge, ma pole seal kunagi käinud, miks mitte? Täitsa mõistlik. Teine küsimus on see, et selleks, et korraldada, on vaja mainet. Maine kujundusega peame me ise tegelema ja tegelikult konverentsibüroo on kindlasti see koht, kust me saame seda know-how ja vajaliku materjali ja sisendeid. Ja loomulikult hästi oluline roll on selles suhtes see, et keegi teab kedagi, kes on võimeline seda asja tegema. See on tegelikult ka väga kasulik asi. Mina ütlen seda, et olles ise olnud ka Euroopa toksikoloogia assotsiatsiooni ehk siis EAPSCT tähendabki seda, et see on maailma suuruselt 2.–3. toksikoloogia kongress, mis üldse korraldatakse. Olles selle juhatuses aastaid olnud ja näinud neid korraldusi kõrvalt, siis tegelikult ongi see, et see isiklik kontakt, sul on oma mõtted, mis sa julged välja öelda ja kuulatakse seda ja nii ongi see võimalik. Aga millised on need küsimused, mida sinu käest siis küsitakse? Milline on teie varasem korralduskogemus? Kas teil on piisaval hulgal vajaliku suurusega ruume? Vastuküsimus sellele on selgelt see, kui suuri ruume ja kui palju meil vaja on. Ma võin öelda, et igal kongressil on see, millega on mindud laua taha, on üks number ja see, millega me sealt välja tuleme, on jälle paar numbrit suurem. Kuidas on korraldatud transport hotellide ja kongressisaalide vahel? Kas distantsid on suured? Kas saab ühistransporti kasutada? Kas igaüks peab ise liikuma? Milline on lennuliiklus? Kuidas pääsevad delegaadid linna lennujaamast hotelli? Kui palju see maksab? See on ka tihti peale on see tegelikult küsimus. Ja kas teil on piisaval hulgal, piisava suurusega hotelle? Ja loomulikult alati kongressi korraldusel. Nüüd me võiksime mõelda selle peale, aga mis siis saab, kui kongress ei saa toimuda tingituna välispõhjustest? Igatahes. Minu soovitus enne lõplikku otsust võiks olla teave või luua endale konkreetne ülevaade vajalikest ruumidest. Mitut saali on vaja kongressi teadusosaks? Kui suuri saale on vaja ja millisel eesmärgil? Kas need on ainult konverentsiruumid? Kas on töötoad? Kas on posterruumid? Milliseid teisi ruume on vaja? Kui palju on vaja kohvi lõunaruume? Kui palju on kohvipauside ruume vaja? Kui suured nad peavad olema? Kas on mingisugused nimetatud hands-on workshopid kuskil planeeritud? Ja mõistlik on alati arvestada sellega, aga äkki kellelgi on veel tahtmine üks ruum, et planeerida vaikselt üks ruum, nii-öelda mällu. Et see ei ole mitte paha plaan. Siis, vabandust, nüüd läks vale nupp, siis järgmisena peaks hindama võimalikke konverentsiruume.
külastama potentsiaalseid korralduskohti. Me oleme igal kongressil selle puhul külastanud erinevaid ruume. Oleme käinud Alexelas, oleme käinud Kultuurikatlas, kus kui me teame delegaatide eeldatavat arvu, teame saalide vajadusi, taaskord on olemas korraldusfirmad Eestis, on olemas konverentsibüroo, kellel on kõige uuem ja värskem informatsioon selle kohta. Ning samamoodi on oluline hinnata ja analüüsida võimalike ruumide suurusid ja logistikat. Näiteks Balti anestoloogide kongress 2016 me korraldasime Kultuurikatlas sellel põhjusel, et me käisime ka Alexelas, kelle ruumide lahendus oli niivõrd harv logistiliselt tollel hetkel, et me oleks pidanud liikuma mingisuguseid 100 meetreid mööda koridore, et lõpetada mingis kinosaalis, kus saaks korraldada paralleelsessiooni. Kui sa tahad eestlast seda tegema panna, siis see on veel teoreetiliselt võimalik. Aga kui sul on moodustavad 3/4 või 2/3 välisdelegaadid, isegi kui nad on Balti riikidest, siis seda voogu juhtida, see on taaskord üks selline parajat tüüpi peavalu. Nii, ja milliseid toimumiskohti on veel vaja? Kas on gala õhtusöögi kohta vaja, milline on tervitus, welcome receptioni koht, võib-olla on veel midagi vaja. Ka nende suhtes näiteks, kui me planeerisime kongressi 2020, siis me koos konverentsibürooga käisime Kumus, käisime Lauluväljakul, käisime Lennusadamas, otsisime võimalikke nii-öelda gala õhtusöögi kohti ja sellel hetkel käies need läbi, me kujundasime juba vaikselt oma arvamuse. Ja pärast, kui tuli nii-öelda see kohapealne inspektsioon või kohapealne hindamine, siis me serveerisime juba teadlikult. Aja kokkuhoiu mõttes näitasime ainult tõeliseid kirsse sellel torditükil. Ja kujunda oma seisukohti, valmista esitlus. Ning mis on eriti oluline? Ma tahan seda rõhutada ja ma olen alati olnud väga tänulik mõlemale reisibüroole, kellega ma olen koos töötanud nii kui S-Travel kui ka nüüd viimane kongress, just eriti reisiekspert, et see on suurepärane koostöö ja minu kogemus on see, ärge usaldage rahvusvahelisi PCO-sid. Nii, aga tulles nüüd oma viimase märkuse juurde, valmista esitlus. Koos Eesti konverentsibürooga tegime me 40. kongressiks, mida ma kasutasin 2 aastat hiljem samamoodi, sellise lühikese esitluse. Tallinnast paar ülesvõtet, näidata ära, kui kaunis linn meil tegelikult Tallinn on. Siis kus on kongressi keskus planeeritud, Kultuurikatel, nii, näidata paaril pildil, millised on seal saalid, kui palju seal on võimalik majutada, millised on varasemad kogemused ja eriti kirstordil on see, kui te suudate veel mõne rahvusvahelise kuju panna pildile ja oma esitlusse sisse, siis kõik vaatavad, joo, Saksamaa, vägev. Nii, avatseremoonia oli meil planeeritud selleks, et aega kokku hoida seal samas kõrval energeetika avastuskeskuses, mis tegelikult oli väga kihvt. Püsti jala, lühikene 1,5 tundi ja lõpes, kui on veel võimalus näidata teadlastele Faraday väravad, siis supervärk, kõik seisavad juures ja imetlevad. Ja siis gala õhtusöök oli meil planeeritud Lennusadamasse. Jälle taaskord, ma olen 2 kongressi korraldanud, kus 2 kongressil on gala õhtusöök olnud Lennusadamas. Minu soovitus on see, et kui teil on rahvusvahelised delegaadid, leppige nendega kokku, nad on alati tulnud vastu, tehke tund aega enne seda ekskursioon, et nad saavad käia selle ringi ära näitusel, saavad imetleda seda ja siis lähevad nad õhtusöögilauda. Inimesed on olnud väga rahul sellega, et see võimalus neil on olnud. Ja loomulikult mõni pilt meie kaunitest suurhotellidest on alati toimiv ja kui te tahate veel eriti, siis meie omal ajal palusime sellise kaardi, kus meil olid tähtsamad punktid, meil kongressi hotell sai valitud Tallink Spa kui kõige lähem Kultuurikatlale, siin on energeetika avastuskeskus, siin on Lennusadam ja teised hotellid. Meil olid need 5 hotelli, olid nendega kokkulepped olemas, olid eelbroneeringud tehtud tubade osas, oli kokku lepitud ja mõte oli selles suhtes, et kui kellelegi tundus, et Tallink on liiga kallis,
siis on alati võimalus sellest listist võtta alternatiivne hotell. Need kõik on tegelikult jalutuskäigu kaugusel, nagu me teame. Nii. See teema, millest ma nüüd räägin, siis Kadri palus mul seda meelde tuletada, et see tegelikult, ma ei mäleta aasta, kas see oli 2017 või 2018. Võimalik, et 2016. Et kui me hakkasime esimest korda mõtlema selle peale, et tuua Euroopa Toksikoloogia Assotsiatsiooni kongress Eestisse, või see oli äkki isegi Balti kongressiga seoses, kui me otsisime kohti, kus võiks korraldada, tollel hetkel oli see kaunis hotell oli ainult üles ehitamisfaasis. Ja tegelikult me läksime kohale sinna ja küsisime seda, et me tahaksime korraldada teie majas potentsiaalset kongressi, et millised on teie konverentsiruumid. Ja siis meile näidati konverentsisaalide jooniseid. Need olid puhtad joonised, sellepärast, et ei olnud isegi seinu püsti. Ja siis ma arvan, et me veetsime seal tunnikese või natuke rohkem, rääkides ära, et mida me ootame, milliseid saale oleks meil vaja, kuidas need saalid peaksid töötama ja mida on meil lisaks vaja, et näituse pinda on lisaks vaja, meil on vaja lisaks posterala, meil on vaja, kus me saaksime toitlustuse planeerida ja me läksime lahku ja ma ei tea, kas nad võtsid seda diskussiooni ka arvesse. Ma olen seal küll pärast käinud üks kord, aga ma ei mäleta enam täpselt, et millest me räägime, mis olid tolleaegsed joonised. Igatahes ka see on üks võimalus, et kui sind kuulatakse, siis võib alati rääkida. Siis teine teema on see, et millised on teie toitlustusvõimalused. Meil oli kultuurikatlas lõunasöökidega, Euroopa Toksikoloogia Assotsiatsiooni ja Balti kongressi lõunasöökidega. Algselt see probleem, et delegaatide arv võis ulatuda üle 500 ja kõiki neid manutada laua taha istuma, nagu eriti range oli see Euroopa Assotsiatsioonis, kus oli kõik peavad lõunalauas saama süüa istudes. Ja ei läinudki väga kaua aega, kui me suutsime neile selgitada seda, et kuulge vaadake, et laua taga söömine on väga tore, aga vaadake, kui te sööte püstijala laua taga, siis te saate ju asukohta vahetada ja saate seltskonda vahetada ja pärast seda meil oligi nii, et meil oli osa laudu oli püstilauad ja mitte keegi ei kurtnud, kõigi jaoks oli uudne, tore ja mis iganes. Ja eelviimane, mis on see küsimus on see, et ma olen kohanud esimest korda, kui ma mainisin, et korraldaks kongressi Eestis ja Tallinnas, siis vaatas mulle üks Briti vanem daam otsa ja küsis, kas teil sinna lennuliine ka läheb. Ja siis, kui ma tegin talle lahti Tallinna lennujaama äpi ja näitasin, et sealt ikka tuleb mõni lend, too aasta oli vist veel 2017 või 2018, kus lennuliiklus oli veel tihedam, siis vaadati ja pole paha ja löödi sisse oma sihtkoht Tallinn. Ja võib küll, et mul täitsa sobib, et ma saan ainult otse lennuga saan kohale sobivatel päevadel. Nii et tegelikult on tihtipeale me võime avastada asju, mida me ei oska isegi ette arvata. Ja loomulikult toitlustamisvõimaluste puhul tahtsin ma veel ka seda mainida, et nagu te teate, siis kaasajal on eriti rikkaliku valikuga toitlustus peab olema, küll ei sobi ühele üks, teisele teine, kolmandale kolmas. Et selles suhtes meil oli väga meeldiv, kui me planeerisime nüüd eelmise aasta kongressi, siis umbes paar kuud enne vist, Kadri, oli see, kui me saime kokku toitlustajatega teie kontoris. Ja siis me kuulasime nad ära, küsisime nende hinda, rääkisime oma menüü eelistest ja valisime toitlustaja ja ma arvan, et kõik jäid rahule. Ja meil oli veel see, et toitlustajaga meil jäid väikesed eriarvamused selles suhtes, mitu jagamispunkti peaks olema ju. Ja kongressi esimesel päeval selguski, et nende poolt pakutud toidujagamispunkti oli 2, et neid oli liiga vähe. Aga me viisakalt palusime neid ja järgmisel päeval oli neid juba 3. Nii et keegi ei pidanud pikas järjekorras seisma, et see paindlikkus, mis on meile omane, see on ka sellel korral alati võimalik läbi rääkida. Nad absoluutselt ei kaevelnud, nad tulid meile vastu ja me lahendasime selle väga sujuvalt ära. Ja siin on nüüd lõplik otsustamine. Te näete nüüd Euroopa delegatsiooni esindajad on tulnud Eestisse.
lennusadam on nüüd viimane koht, nagu te näost aru saate, siis lõplik otsus ei ole üldse olnud keeruline. Nad on rahul ja kirstordil oli muidugi see, et tutvustades Tallinnat, viisime nad raeapteeki. Ja kujutage ette, kui te nüüd viite toksikoloogid raeapteeki ja näitate talle seda riiulit, kus on morfium ja need asjad, teil ei olegi rohkem mitte midagi vaja. Nii, et mis on siis nagu need tingimused, mis võiks olla kongressi toimumiseks. Enamusest neist ma olen rääkinud, konverentsiruumid, kui palju neid on vaja, kui suur on näitusepind, kui palju firmasid on, kui palju on lubatud igale firmale ruutmeetreid, kuidas nad peaksid paiknema, milliseid töötube on vaja, kui palju neid peaks olema. Kindlasti on oluline tehniline meeskond. Ma olen erinevatel kongressidel kokku puutunud erinevate tehniliste meeskondadega ja ma ei ole kunagi kogenud seda, mis oli eelmisel aastal Tallinnas, kui pärast viimast sessiooni juhataja palus auditooriumil aplodeerida kultuurikatla tehnilisele meeskonnale. Sellepärast, et sellisel professionaalsel tasemel tehnilist meeskonda ei ole Euroopa Toksikoloogia Assotsiatsiooni kongressidel kunagi olnud. Tihtipeale me näeme nurgas ühte tehnikut, kes jääb vahepeal tukkuma, siis käib ära, mis iganes, seal töötas terve meeskond kogu aeg. Igas ruumis oli vähemalt 2-3 tehnikut. Kohvipausid ja lõunad, kui suured, kui mitmele inimesele, millise ehitusega, õhtused üritused. Partnerid, nagu ma ütlen, kohalik reisibüroo, kohalik konverentsibüroo on alati see, kes on teie käepikendus kongressi korraldusel. Mina ütlen seda, mida meedikuna ei tea neid nüansse. Aga mina tean inimesi, kes teavad neid nüansse. Me kohtusime Kadriga vist esimest korda, kui me 2020 planeerisime Kadri. Siis meil oli 2 aastat COVID-i pausi ja siis me saime uuesti kokku ja me jätkasime sealt, kus meil pooleli jäi põhimõtteliselt. Et selles suhtes ma olen väga tänulik ja mul on see koostöö väga meeldinud, kuidas me oleme omavahel asju saanud paika. See siin ei ole mitte minu kirjaviga, see on see, mida ma mainisin. Mul on olnud 2 PCO-ga kogemus. Ja see on kahjuks väga, ütleme niimoodi, et positiivsena seda kirjeldada on väga keeruline. See on see, et nad tulevad kohale 2-3 inimest, nad ei tea, nende oma asjad on poolikult tehtud või puudulikult. Te võite loomulikult sattuda väga hea rahvusvahelise PCO otsa. Aga me oleme seda Kadriga ka arutanud, et tõenäoliselt ei ole kuskilt võimalik, et Hispaania või Prantsusmaa PCO suudab korraldada Eestis ühtegi üritust ilma kohaliku korraldajat kaasamata. Ma ei pea silmas meedikut, ma ei pea silmas seda füüsilist inimest, kes korraldab. Ma pean silmas just seda sama kogemusega konverentsibürood, see, kes lahendab jooksvalt kõik need asjad. See tegelikult on vajalik ja see on väga oluline. Me oleme näinud, et mida kaugemal näiteks Grupo Pacifico on see, kellega nüüd viimane kongress me oleme siin maid jaganud. Ütleme niimoodi, et ei taha ju näpuga näidata, aga toredad inimesed on kõik. Nii, majutusasutused ja hotellid, nendega eelkokkulepped, alati on nendega võimalik läbi rääkida. Ka meil oli see, et meil oli Tallink Spaga juba 2020 kokkuleppe olemas. Nad tulid meile vastu ja tegid meie broneeringud ümber 2 aastat hilisemaks, ilma igasuguse vastuseisuta ja toitlustusettevõtted, ma veel kord ütlen, meil on väga head toitlustusettevõtted, nad on väga paindlikud, nende menüü on väga rikkalik. Et lihtsalt tuleb nagu teha see otsus, kuidas ja aidata nii-öelda ja alati on mõistlik kaasata mõni rahvusvaheline inimene öeldes, et me pakume välja sellise menüü, et kas teil on selle vastu midagi või ei ole. Nii, ja siit mõned pildid meie kongressist. Siin on Welcome Reception oli siis Energiaavastuskeskuses, mõned pildid kongressist. Siin me oleme gala õhtusöögil ja mida on siis vaja väga heaks kongressiks? Soovi, tahtmist ja kindlasti pealehakkamist. Modulaarset konverentsikeskust, kus on loenguruumid, mida on vajadusel modulaarselt võimalik luua vastavalt delegaatide arvule. Ma pean silmas just eelkõige seda, et mille suhtes ma natuke tunnen Eestis puudust, on tänasel hetkel see, et tihtipeale on konverentside ülesehitus selline, et on üks suur saal, kus on nii-öelda
sellised plenaarloengud, kus on avaloengud, mis iganes, ja siis jagunevad nad väiksemateks saalideks. Et see, mida sa saad helikindla vaheseinaga eraldada, teha ühest mitu, et see oleks see, mis võiks olla tuleviku suunas. Kindlasti piisavalt suuri ühisruume näitusala ja toitlustustsooniga ning kõrgetasemelist tehnilist meeskonda, kohalikku partnerit, konverentsibürood ja alati on rahvusvaheliselt, mis on siiamaani minu kogemus olnud, on delegaate kõitnud, on meie kultuurikatla see atraktiivne interjöör, et keegi ei suuda uskuda, et ta läheb sellisesse kohta ja seal on võimalik konverents läbi viia. Ja mis alati kulub ära, mida ütleme meie eestlasliku iseärasuste tõttu ei ole väga laialt levinud, on see, et meil on alati olemas kohalikud eksperdid, korralduskogemusega sarnase eriala esindajad, kes võiksid tulla, kellega võtke nööbist kinni, rääkigem, arutagem, et kuule, et kuidas sina tegid, et millised probleemid sul olid, mul on sellised, et kas sul on sellega olnud nagu mõni mõte või asi, see on alati võimalik. Ma saan aru, et eestlaste jaoks on see raske. See oli nagu samamoodi nagu, kui tuli COVID, see 2+2 oli eestlaste jaoks nii raske, sellepärast, et eestlastel oli enne 1+5. Nüüd nõuti 2 inimest ja 2 meetrist distantsi, enne oli 1 inimene ja 5 meetrit distantsi. No ma ei saa nii lähedale minna teisele. Aga igatahes, tänan tähelepanu eest.